Tere hommikust, varajased ärkajad! Kui ma olin nii 5 aastat või siis isegi 6 aastat noorem, ütles mu isa mulle väga tihti, et laiskust ei saa petta. Ta teeb seda praegugi väga palju, aga mitte enam nii tihti. Ja mida ta küll toona sellega mõelda võis või praegu, selle ma olen vaikselt välja uurinud. Ühesõnaga, mida ta öelda tahtis, on see, et tasuta lõunaid ei ole. Ja selle ideega, et tasuta lõunaid ei ole, seletatakse ka ära üks füüsika kuldreegel, et nii palju, kui me võidame jõus, peame tagasi andma teepikkuses ehk ajas. Ja täna hommiku siis räägimegi teile, või mina räägin teile siis lihtmehhanismidest, ehk siis seadmetest, millega me võidame jõus, aga anname tagasi teepikkuses ja ajas. Vot siin see seade on plokkide süsteem ehk tali, siin on üks kaldpind, siin on üks kang, ehk lihtsasti väljendudes ukselingid, mutrivõtmed, trepid ja palju asju veel. Nii, siin on mul üks plokkide süsteem, nagu ma juba korra ütlesin, ja siin on üks raskus. 40 kilo, teate, päris raske on hommikul seda tõsta siin. Ja nüüd peaks proovima seda selle taliga ülespoole vinnata, kui raske või kerge see võiks siis olla. Nii, ma siit nüüd tõmban. Ja näete, päris lihtsasti liigub. Ülesse ja alla. Mingit probleemi ei ole, aga pange tähele, seal ta liigub nii 10 sentimeetrit, aga mina pean oma kätt siin liigutama nii pool meetrit vähemalt. Ja jällegi oleme võitnud jõus, aga tagasi andnud päris palju teepikkuses. Nii. Üks kaldpind ja üks mänguauto. Selle ma sain siis, kui ma olin nii palju 18 aastat võib-olla noorem või ikkagi päris pisikene. Et seda autot siis siit laua pealt üles tõsta, on vaja rakendada teatavat jõudu. Nii. Ja rakendan jõudu ja jõud mõõtmiseks on mul üks jõud mõõtmise seade. Näete, päris suur jõud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ühikut. Tõstan auto ülesse, siia laua peale. Ei pea eriti palju tõstma. Siit, siia. Nii umbes ka pool meetrit. Aga nüüd kasutan ühte kaldpinda, selle auto sinna alla, jõud, juhin tähelepanu, on palju väiksem, 1, 2, 3 ühikut ainult, aga nüüd pean autot tõmbama palju kauem. Nii 1,5 meetrit vähemalt ülespoole. Vaatame veel, ega katset tuleb korrata, jällegi 3 ühikut ja nüüd vean autot siit rõõmsalt ülespoole. Ehk jällegi kaotasin küll teepikkuses päris kõvasti, aga jõus võitsin nii 3 korda vähemalt. Aga Archimedes, vana aja õpetlane vanast Kreekast, ütles kunagi, et andke mulle toetuspunkt ja ma kergitan maakera. Siin on üks kang, mida tal vaja oli, meil on olemas ka toetuspunkt ja siin on mõned raskused. Siin on mul 1, 2, 3, 4, 5 raskust. Asetan need raskused siia, kang on tasakaalus. Asetan raskused siia. Ja enam kang tasakaalus ei ole. Mida teha? Kuidagi oleks vaja ju kang tasakaalu panna. Kuhu me siis võiksime asetada selle raskuse? Paneme siia 5 koha peale. Ei ole üldse tasakaalus. Siin on meil 5 raskust, 5 korda 2 on 10. Aga 5 korda 1 raskus oli 5 kõigest. Paneme siia 7 peale. Ikka veel kang tasakaalus ei ole. Aga loomulikult 5 korda 2, 10, 1 korda 7 on 7. Aga paneme siia 10 peale. Ja näete, kang püsib ilusti tasakaalus. Siin on suur jõud, aga lühike teepikkus. Siin on pikk teepikkus, aga väike jõud. Nii et 2 korda 5 on sama, mis 1 korda 10, ehk mõlemad on 10. Aga nüüd, nagu ütles Archimedes, andke mulle toetuspunkti, ma liigutan maakeraga, selle kangi õlg peaks olema nii, mis ta on siis, 1000 miljardit korda pikem kui tee siit päikesele. Päris kauge või päris pikk kang. Ja eks ma siis võtan ühe väikse kangi ja püüan siis minna seda maakera nihutama. Ja kui te tunnete täna hommikul ühte väikest jõnksu, siis järelikult ma olen sellega suurepäraselt hakkama saanud. Kohtumiseni juba tulevatel nädalatel.